Sel suvel seikleme Eesti kagupiiril ja täna me oleme jõudnud peaaegu Luhamaa kordoni juurde Mäesikülla igal juhul ja siia mõned aastad tagasi kolis üks abielupaar Rae külast või Rae vallast Tallinna külje alt ja kui te nüüd arvate, et ta tuli justkui elama siia, ma ei tea, maailma servale, siis nii see ei ole. Nad leidsid siit hoopiski uue alguse ja uue elu. Tere, Maigi! Me olime juba pikalt mõelnud abikaasaga, et võiks leida mingi muu kodu endale nii-öelda vanemaks eaks, et lapsed on juba piisavalt suured ja siis hakkasime vaikselt otsima ja läbi õe saadetud kuulutuse 1. jaanuari päeval me siia laekusime ja olime kohe müüdud. No aga kui lähedal see Venemaa siin nüüd on, et siin on üks suur mast, kas see on Venemaa või Eestimaa? No mast jääb ikka Eestimaa piiri peale veel, et aga piiripunkt on põhimõtteliselt selle masti taga. Aga mismoodi see elamine piirile nii lähedal on? Kas teil siin mingid intsidente ka on või on midagi üldse teistmoodi? No igapäevaelus mina ei ole väga tunnetanud seda, et siin paar suve tagasi küll oli üks vene meesterahvas mul hoovis, kuna ma olin just kostipäeva raames Google Mapsi nagu talu märkinud kui kohviku, siis ta lootis, et ta saab juba süüa siit. et keegi seisis mul koputas, ma tegin rahulikult tööd, et kas teil saab putru? Kahjuks veel ei saa. Kirikumäe talu asukoht ja praktiliselt ühe kaugusele nii Võrust kui ka Läti linnast Aluksneist ja tihti eelistab perenaine Maigi minna poodi hoopis Lätti, sest välismaal on ju ikka põnevam poodlemas käia. Kuid seda ei juhtu just tihti, sest talu nõuab veel palju hoolitsevat kätt. Nagu vanasti ikka ei koosnenud Seto talu ainult ühest majast. Elumaja kõrval on ait, saun, laut ja küün. Iga hoone oma kindla ülesandega. Suitsusaun on, aga me seda kasutame ainult liha tegemiseks, sest on sükene väetikene, et sauna peame veel ehitama. Et meil on ajutiselt on selline kilesaun, mis annab sama efekti kümplustünn ja tiik. Nii et suveks ajab asja ära. Ja kui sa nüüd õhtuti sumedal õhtul siin kümplustünnis oled, siis lööb see Luhamaa piiripunkt sul kõik siin helendama niimoodi, et täitsa valge on. Siis on ikka valge ja et augustiööd, kui on ikka juba pimedam, et siis ikka see valguskuma nüüd on nagu veel võimsamaks läinud. Kirikumäe talu on arvatavasti saanud nime 200 meetri kaugusel oleva Luhamaa kiriku järgi. Luhamaa apostlik õigeusu kogudus on asutatud rahva soovil ja nurgakivi pandi sellele 1929. aastal. Kirik kerkis kõrgele künkale vana Riia Pihva kivide äärde ja see pühitseti 1932. aastal metropoliit Aleksandri poolt. Siia kirikaeda on maetud ka Maigi pere talu eelmine peremees. Tema oli põliselanik siin. Vanaisa kasvatasid teda. Hukkus ta muidugi veitsa õnnetul moel, sest eks ükses piiriäärsetes kohtades tihtipeale inimesed jäävad elu hammasrataste vahele, et läks natukene kehvasti. Aga hea sõnaga me teda meeles peame ikkagi, sest ta olevat olnud väga tore inimene, nii palju kui me oleme kuulnud küla pealt, et eks see talle seal saatuslikuks saigi, et aitas ühte ja aitas teist ja nii ta läks. Tegemist on Eesti apostlik õigeusu kirikuga, mille koguduse liikmed ka meie oleme abikaasaga. Et igal võimalikul võimalusel, kui kuupäevad klapivad, kuna siin ainult kord kuus toimuvad teenistused, siis ikka üritame osa võtta. Siit Kirikmäelt oleme me peaaegu alla jõudnud. Ma saan aru, et need kõik on siin ka sinu ja sinu abikaasa valdused ja siin on ka üks ojakene jooksmas või? Siin on ja väikene ojakene ja siin on ka väikene allikas, mida siin küla eestvedaja meile juba ka tegelikult vanale peremehele Aivarile nagu pakkus varianti välja, et ehitada väikene tsesson. Nüüd ta nagu on seda meile mõned korrad maininud, eks elu näitab siis, mis toob, et kas me jõuame sinna maani või selle mõtteni nagu põhjalikumalt, et mis sellega kaasneb, me nii täpselt ei tea, et kuidas see protsess käib. Aga palun valgusta mind, mismoodi üks tsesson on seotud allikaga, ma ei saa aru? No kuskilt on vaja püha vett saada, et inimesed saavad omale koju viia ise pühitsetud vett.
no teeme nüüd väikese vahepõike ja ma näitan teile, mis on Tsässon. Tsässon on minu selja taga, see on palvemaja ja meenutagem siin kohal, et Setomaal on olemas kõigest 4 kirikut ja et kompenseerida seda, et neid vähe on, siis inimesed käivadki siin palvetamas. Ja see Mäsi küla on omakorda nii väike küla siis, et me saaksime siin nüüd tiiru peale teha või kui suur see küla siin üldse on? Ta läheb sealt Riia-Pihkva maantelt nagu teisele poole ka natukene ja siis sealt juba tuleb Uusküla peale. Ma oleks justkui nagu Luhamaal ja samas ma oleks nagu Mäsi külas ja et kuidas see omavaheline see on nüüd see Setomaa eripära, et Setomaa on jagatud nulkadeks. Et meie siis oleme Luhamaa nulgas, mis koosneb siis erinevatest küladest. Ja Mäsi on siis üks neist küladest. Nii et saladus lahendatud. Jah, nagu kuningriigil on, Eestil on vallad, Seto on kuningriik, meil on nulgad. Setomaal ei ole olnud kihelkondi, selle asemel on piirkond ajalooliselt jagatud nulkadeks. Üldtunnustatud nulki on olnud 12, ühes nulgas keskmiselt 20 küla. Tänapäeval on nulgapiire raske täpselt määrata, sest mõnest külast ei ole jäänud alles muud kui nimi ja küla ise on hävinud. Maigi suvekodu asub Luhamaa nulgas, kuid tema emapoolne suguvõsa peaks olema Treski kandist pärit Poloda nurgast. Sestap ka kodune tunne ja aim, et on jõutud paika, kus toimetada ja veeta järgmised aastad. Pisikest kodumajutust tahaks teha, jah. Et selle jaoks me siin vaikselt tööd teemegi, et võtame osa kostipäevast, et nüüd 3. suvi ja väikene Facebooki leht on loodud, et vaikselt nagu toimetame sellel suunal. Seto kostipäevale oodatakse sel suvel 8. ja 9. augustil ja kes ei tea, mida täpselt oodata, siis kostipäeval pakutakse kohalikke roogasid kohalikust toorainest. Sõir, suuliim, kikkaseene piirak ja muu selline kraam, mida kuskil mujal ei saa.